Tervitused Ott Pärna poolt ja Tallinnast. Jõudsin hommikul vara Tartusse ja siit ERMist me seda loengut peame. Ma saan aru, et tänase päeva kuulajad on noored, noorte vanemad, koolijuhid, kooliõpetajad. Võib-olla teile kõigile siis, et viimased uuringud, mis ma olen lugenud, ütlevad seda, et maailmas kõikidest inimestest, kes on täna tööturul, kaasa arvatud Urmas, sina ja mina, 50% nendest vajab kohest ümberõpet või siis upskillingut või reskillingut. Ehk siis, et need järgmised slaidid, millest ma räägin, sellest võiks olla kasu nii ühel kui teisel, et püsige lainel. Nüüd, et te teaksite, või et miks ma kuidagi arvan, ma panin ühe pildi peale, kus minu CV pandud pildi peale. Ma olen 5 aastat elanud väljapool Eestit, Soomes, Taanis, peamiselt Inglismaal, natuke aega Singapuris. Ma hakkasin oma tööalast karjääri üldse põllumajandusest, mulle pärandati talu, eks õppisin traktoriga sõitma, õppisin põllumajandust, sain aru, et see ei ole minu tulevikukarjäär. Tulin tagasi Tallinnasse keskkooli, peale keskkooli hakkasin tööle üldse autonduse valdkonnas, sealt edasi liikusin IT-sse, Datelisse, sealt edasi majandusministeeriumisse, 5 aastat olin Inglismaal, tegin oma doktoritööd, tulin tagasi ja vedasin Eesti Arengufondi ja SmartCapi, mis on riskikapitalifond. Ja siis see alumine ots on see, mis ma teen täna. Jah, ma olen Tartu Ülikooli külalisprofessor, ennem vedasin Delta turundust, Delta keskuse turundust, aga suur osa minu ajast läheb tegelikult Scaldi tegemise peale, mis on spordivabatahtlik liikumine üldse. Ja siis üks väike konsultatsiooniettevõte, kus inimene müüb seda, mis ta kõrvade vahele on jäänud. Ja kuivõrd ma sporti niikuinii teen, et siis ma aitan ka korrakaitses Eestit abipolitseinikuna. Lihtsalt selline taust ja sellest võib-olla tulenevalt, miks ma kuidas mõtlen. Nüüd, ma olen tegelenud 20 aastat teemaga nimega innovatsioon viisil või teisel. Ja innovatsiooni üks selliseid kuurusid on Josef Schumpeter, kes on Austria majandusminister, majandusteadlane, kes küll oma elupäevade lõpus sai Ameerika Ühendriikide kodakondsuse. Ja Schumpeter räägib sellist asjast nagu creative destruction või loov purustamine või seda nimetatakse Schumpeteri tormiks. Mis tähendab seda, et alati nii-öelda vana peab tegema uuele ruumi ja tema nimetabki seda siis selleks loovaks purustamiseks. Ehk siis see, et meie noored mõtlevad natuke teistmoodi kui need, kes nendele midagi püüavad õpetada, on täiesti loomulik. Ja see on nii-öelda kapitalismi tsükli loomulik osa, et teha ruumi uuteks innovatsioonideks, peavad vanad minema hingusele. Vanad mõtted peavad minema hingusele, et saaks tekkida uusi. Muuseas, Schumpeter hakkas oma seda ideed arendama üldse suurepärasest raamatust nimega Kapital, mida oli kirjutanud Karl Marx, kus ta rääkis samasugustest asjadest, aga tema väitis isegi sõda aitab nagu ressursse majanduses ringi mängida, et jälle tekib ruum, et uued ettevõtted saavad tulla, et sõda likvideerib osad vanad ettevõtted ära. See oli küll Marxi kiiks nagu selles asjas, aga jah, Schumpeter on tõesti üks selle innovatsiooni isadest ja seda me peame meeles pidama, kui me ka oma kooli peame või need noori püüame õpetada. Nüüd kõik me tahame oma kooli teha kaasaegseks, on ju, et kes ei tahaks. Aga nüüd, et kes tahab ise muutuda, peaaegu mitte keegi ei taha. Et kuidas me tegelikult selles nagu sellises skisofreenilises olukorras, kus muutuma peaks, aga tegelikult ei taha ega oska, et kuidas tegelikult selles nagu hakkama saada. Ja innovatsiooniteooria räägib siin 2 asjast selles kontekstis. Et üks asi on absorptive capacity, ehk siis, et väliste ideede ja tehnoloogiate omastamise võime. Et kas meie organisatsioonil või meie koolil on võime üldse omastada väliseid ideid. Ja teine on siis dynamic capabilities, ehk siis dünaamiline võimekus organisatsiooni sisemisi ressursse võimaluste realiseerimiseks ümber mängida. Et kas meie organisatsioonid on piisavalt paindlikud selleks, et tegelikult organisatsiooni ringi mängida siis selliselt, et vastaks nendele uutele nõudmistele. Ja kui neid 2 poolt ei ole, siis organisatsiooni võime innoveerida on pehmelt öeldes kaheldav. Nüüd, et kas innovatsioon on see, mis peaks nagu kõigile meeldima? Innovatsioon definitsiooni kohaselt on uued või oluliselt parendatud tooted, teenused, protsessid, meetodid, kliendisuhted, kõik see. Innovatsioon on võib-olla radikaalne, innovatsioon võib olla inkrementaalne, ehk igapäevane natuke paremaks tegemine, aga võib olla ka põhimõtteline uutmine. Aga nüüd jällegi seesama innovatsiooniteooria räägib meile seda, et nii-öelda sellised entusiaste on 100 inimesest 2,5. Et kui teil on koolis 150 õpetajat, siis kui teil on juba 5 entusiasti, kes tahavad muuta, on juba jumala okei. Et siis on need early adapterid, on need, kes tulevad kaasa, neid on siis kuskil 13%, 100%. Siis on see suur mass, kes mingi hetk vaatab, et mingid asjad hakkavad minema, hakkab kaasa tulema ja siis need järellohiseid on alati, kes põhimõtteliselt kas ei tahagi kaasa tulla, on vastu või võib-olla tuleb vahetada välja mingi hetk või visakalt emeriidi staatusesse üle viia.
või muud moodi mentoriteks. Ehk siis jah, organisatsioonis kõik ei pruugi tahta muutuda, kunagi ei taha, aga kui teil on olemas juba see 10%, kes tegelikult tahavad midagi teha, siis hoolitsege sellest, et nad oma ideid saaks ellu viia. Nüüd, kas kõik inimesed saavad olla innovaatorid? Üldiselt minu väide on, et saab. Ja siin on üks selline huvitav tegelane John Bird, kes on sotsiaalse ettevõtluse selline vapiloom, pioneer maailmas. 1991 asutas sellise asja nagu The Big Issue või selline vaeste poolt müüdav ajakiri, mis räägib lahedast linnaelust, underground bändidest, asjadest, mida kõik inimesed linnas ostavad kodutute käest ja mille müügist poole raha teenivad kodutud ise. Ja kõik saavad ühiskonnas aru, miks see ajakiri on, millist head sellele kodutule antakse. Aga tema on öelnud seda, tema alma mater muuseas oli vangla. Ta oli 10-aastane, läks tänavale, pere läks lahku, ta varastas, aga oli põhimõttekindel varastas ainult ettevõtetelt, mitte eraisikutelt, eks. Muuseas Londoni linnapea kandidaat. Ta on öelnud kahte asja, et mida kirjum on elu, seda parem on inimene. Ehk siis printsiibis kirjuma taustaga inimene on parem ettevõtja, parem suhtleja, kui sellise üksluise kitsa taustaga inimene. Ja samamoodi, mis ta on öelnud, et inimene ilma oma loota on pool inimest. Et meilt ei saa meie lugu ära võtta. Ja meie lugu on see, mis annabki meile selle identiteedi ja meile võimaluse mingeid uusi situatsioone lahendada. Ja karjääri mõttes siin on kaks pilti selgroost, eks, et vanas Euroopas on palju inimesi selliseid väga sirge karjääriga. Isa oli professor, ema oli professor, tütar käis kõik maailma parimad ülikoolid läbi, aga mingi hetk jõudis kohta, kus ta pidi päris elu küsimuse küsima. Ja oli probleem, on ju. Et sa oled saanud akadeemiliselt väga hea ettevalmistuse, aga sul puudub elukogemus. Ja teine pool on sellised hunt kriimsilmad, on ju, kes võib-olla ei ole maailma kõige paremaid ülikoole käinud, aga kelle kogemused tulevad eri valdkondadest. Ja nende kogemuste kompositsioon on see, mis aitab nagu uusi situatsioone lahendada, kuivõrd ükski situatsioon ei ole tänases muutuvas maailmas selline, mis nagu korduks väga palju. Nüüd, et kui valida tööd. Konfutsius, jällegi 2000 aastat tagasi juba Hiina filosoof ütles meile seda, et vali töö, mida sa armastad, ei pea päevagi tööd tegema. Et kui me mõtleme, et valdava osa oma ärkveloleku ajast me nühime mingisugust pinki kuskil. Algul koolipinki, pärast siis tööpinki. Et on ikka kuradi õnnetus küll, et kui meil on selline töö, mida me nagu ei armasta. Suure osa oma elust me vedame siis mingi asjaga, on ju, mis meile tegelikult ei meeldi. Ehk siis, mida rohkem me kuidagi oskame oma enda nagu unistusi defineerida ja nendest unistustest sellest töö teha või hobist töö, et seda nagu paremini me ilmselt nagu mäel oleme. Ja võib-olla kooli roll noorte kontekstis on võib-olla aidata noori oma neid unistuste üles leidmist või see oma mina valdkonna leidmist, eks. Ja siis sellest lähtuvalt oma erinevaid oskusi, ma ei tea, kontaktivõrgustiku, kõike mida arendada, et ta tõesti saaks oma seda ennast realiseerida selles, mida ta tegelikult armastab. Sest inimene on tegelikult palju autentsem seal, inimene paneb palju rohkem energiat asja, mis tal endale tegelikult korda läheb. Nüüd, siit edasi minnes, uuringud näitavad, 2004 aastal ei eksisteerinud 10 täna kõige enam nõutud ametikohta. Ehk siis mida iganes me koolis õpetame, on see kindla peale vana kooli lõpetamiseks või vähemasti 10 aastat hiljem. Nüüd, see ei tähenda seda, et kooliharidusel mingit väärtust ei oleks. Et ütleme, oskus probleemi sõnastada, ülesannet püstitada, igast filosoofilised kategooriad, muidugi see on erudeeritus üldine, eks. Kõik uuringud näitavad, mida rohkem koolis käidud, seda vähem töötust ja suurem sissetulek, et see korrelatsioon on ikka olemas. Aga mida me ühtlasi teame, on see, et õppuril, kes täna käib koolis ja üks hetk ka minu vanuseks, tal on mingi 15 töökohta olnud. Ilmselt osad aladel, mida ta on õppinud, aga osad aladel, mida ta pole õppinud. Nii, mõlemal juhul peaks ta suutma nagu läbi lüüa. Ja paradoks Ameerika Ühendriikides, kes täna siin presidenti valivad, et meil on ka siin Donald Trumpi ja siis ma saan Joe Bideni pool, on ju, et vaatame siis, et kumb siis päeva lõpuks suurem on, aga USAs öeldakse jah seda, et pool kõikidest kolledži lõpetanutest tegelikult ei tööta selles valdkonnas, mida nad lõpetasid. Et see on see nagu paradoks, et kuhu me nagu tööturu mõttes nagu siseneme. Uuringud räägivad 3 töötamise maailmast. Siin PricewaterhouseCoopersi üks uuring, kus ta räägib, et sinine on siis need suured konglomeraadid. Et suured lähevad veel suuremaks, aga neil on vaja inimesi, kes nende juures töötaksid. Ja selleks, et inimene on püsiv, läheks esmaspäeva tööle, oleks kuni reedeni tööl, nad peavad natuke üle maksma. Aga inimene on mõnes mõttes sunnismaine nende suurte korporatsioonide puhul. Nüüd see oranž või see kollane maailm on väike, on ilus. Selline väiksed startupid, NGO-d, värgid, selline projektipõhine elu on ju, kus on leib hästi ebaühtlane, elu ebastabiilne, aga ajaline paindlikkus on suurem. Et me ei pea esmaspäeva hommikul kuhugile minema, kui me nagu ei taha minna või kui me midagi kokku pole leppinud. Ja kolmas maailm on nii-öelda see, et ettevõtted, organisatsioonid on vastutustundlikumad. Sotsiaalselt vastutustundlikumad, keskkonna mõttes vastutustundlikumalt ja mitte sellepärast, et juht tahaks seda ilmtingimata.
Aga seal on kaks driverit. Üks on see, et kliendid ei taha osta ettevõttelt, kus näiteks, ma ei tea, lapsed õmblevad Bangladeshis teksapükse, või siis töötajad ei taha töötada näiteks, ma ei tea, tee-ehitusfirmas, on ju, kus kõik buldooserid tilguvad õli. On ju. Et need on tegelikult need nagu jõujooned just selle keskkonna ja selle üleüldse sotsiaalse vastutustunde mõttes organisatsioonides. Ja karjääri planeerides, ütleme, meil on valida laias laastus selle sinise, selle kollase või siis ma ei tea, õpetaja ameti vahel. Mida me teame täna? Seesama Ameerika Ühendriigid, kes siis presidenti valivad, et 1/3 nende inimestest on täna freelancerid, vabakutselised. Ehk siis nad töötavad mitmete projektide kallal. Kui vanasti oli arhitekti ja disaineri CV selline, et projekteerisin selle maja ja ma ei tea, Martin Pärn tegi Martini nimelise laua Mardelale, siis ta aitas teha ühte teist, ma ei tea, jalgratta mingit lukku kuskil ja nii edasi, et täna on päris inimese CV projektipõhine. Põhimõtteliselt me võime, nagu ma joonistasin ise paljud, põhimõtteliselt logot panid pildi peal, ongi sinu CV, et täna tavalise inimese CV on siuke. Ja nüüd inimese vaatevinklist, et kuidas sa siis vaene mees või naine manageerid seda elu, kui sul sellised tööampse on igasuguseid. Üks Viktor Siidalt kunagi joonistas mulle tahvli peale selle, et kuidas tema teeb otsuseid, mida teha. Et joonistab 2 telge, üks on huvitav, teine kasulik. Ja tihtipeale meil kalendrisse kukuvad asjad, mis on huvitavad, aga pole kasulikud. Või siis on mingid asjad, mis on kasulikud, aga mis toovad leiva lauale, aga magedad nagu töö mõttes, igavad, eks. Et siis ideaalis võiks olla siis nagu see ülemine, et asi, mis on nii huvitav kui kasulik. Ja seda oma nagu tegevuste bilanssi peakski siis vaatama nende vahel, et oleks tasakaalus, et ühte või teise poole poleks kreeni ja et seal üleval smiley juures oleks võimalikult siis rohkem neid tegevusi. Nüüd, kui me koolist veel räägime või sellisest õppimisest üleüldse, siis seesama innovatsioon, millest me siin räägime, et see on nagu transdistsiplinaarne või valdkondade ülene. Ja mitte innovatsioon pole seda, vaid kõik probleemid on komplekssed ja nende lahendamine vajab erinevaid skille või oskusi või erineva taustaga inimesi. Et me tihtipeale kipume minema kohe sinna lahendusse, aga siin nimetatakse strateegiliseks disainiks seda teoorias, aga on see, et me räägime rohkem probleemi arhitektuurist. Et mis on see tegelik juurprobleem, mida me lahendame. Ja kes on vähegi teadustöid teinud, teab seda, et adekvaatne uurimisküsimus on ju, mis on teaduslikult uudne ja mille vastus on ka praktiliselt vajalik, on põhiasi. Et selle töö kokkukirjutamine hiljem on nagu märksa nagu lihtsam tegevus. Ehk siis metoodiline tegevus, siis kui uurimisküsimus on adekvaatne. Ja siin Einsteingi ütles, et kui on antud tund aega probleemi lahendamiseks, siis tema 55 minutit tegeleks ikkagi selle probleemiga ja 5 minutit siis lahendusega. Et Eesti elust, ma ei tea, alkoaksiis näiteks, see, et Eesti inimesed joovad tõesti paha lugu, aga kui nüüd aksiis on ainuke, mis seda lahendab, või on see nagu kirss tordi peal, aga meil on terve tort ka mingid tegureid, miks tegelikult inimesed alkoholi pruugivad. Et ja see probleem on mitmedistsiplinaarne, mis tõttu meil on vaja erinevaid siis oskusi, eri isikutüüpe kaasata. Ja võib-olla ütleme kõige radikaalsem viis kooli mõttes on sedama Khaani akadeemia, kus on kõik üldhariduskooli loengud on veebis olemas, eks. Et kus peaks kooli, nemad räägivad selle kooliruumi nagu flippimisest või ringi pööramisest. Et ma vaatan kodus oma Pythagorase teoreemi ära, olen nutikas, vaatan 1 korra videot, olen vähem nutikas, vaatan 5 korda videot, saan aru sellest. Ja kool on see, kus me hakkame seda rakendama. Ehk siis kool on see, kus on õpetaja nii-öelda seminari vormis, eks me paneme seda Pythagorase teoreemi mingisse konteksti. Et seda manuaalne õpe käib kodus hoopis, aga siis koolis käib selline seminari vormis töö. Ja tänane koroona on meil tegelikult seda meelde tuletanud, et kas me siis tänast õpistandardit, kus ikkagi lektoorselt õpetaja loeb ja siis ise lahendame ülesandeid, äkki peaks ära murdma siis, kui niikuinii lapsed juba kodus on, et keeraks teistpidi. Selle Einsteini minu meelest üks piltidest, kartuunidest, kus nad siis sama asi nagu teiselt poolt vaadatuna, et kõik need loomad on mõnes mõttes nagu lapsed või inimesed, eks, erineva kehakaalu isikuomadustega, kõik peaksid ronima puu otsa. See on see ühetaoline hariduseks. Ilmselgelt ei ole reaalne. Üks on tugevam, aga vaata puu otsa ei saa. Teine oskab ujuda, aga puu otsa ei saa. Et sama lugu on koolis, et see ühetaoliselt andes nagu lastele haridust ei pruugi ilmtingimata olla nagu kõige mõistlikum ja see, kellele see siis vähem sobib isikuomaduste tõttu näiteks, see läheb siis katki seal koolis. Et me tegelikult ei taha seda. Ja ometi teda on vaja tegelikult mingis muus perspektiivis. On küll 3-line uisa-päisa, aga ilgelt hea müügimeeseks. Teine õpib kõik asjad pähe, eks ole, aga suhtlemisvõimetu. Et see on see võib-olla selline vaade. Ja seepärast räägitakse ka sellest nii-öelda teekuulisest haridusest, et näiteks kui te lähete ülikooli ka, et mida siis õppida, kas üldisi asju või üksikuid asju, või et siin on ka, et pigem milleski spetsialistiks ja siis neid üldoskusi kõikvõimalikke juurde.
et me suudaksime oma valdkonda siduda teiste valdkondadega, et meil oleks võrgustik teiste valdkondade mõttes. Et see aitab tegelikult meil selles tänases elus kas või seda sama projektipõhist elu viljeledes tegelikult hakkama saada. Sest projektipõhine elu ka eeldab team buildingut, meeskonna kokkupanekut, on ju. Siis eri oskustega selle sama probleemist lähtuvalt või projektist lähtuvalt. Nüüd on 2 slaidi sellistest universaalsetest tulevikutöö oskustest. Need ei ole absoluutselt, ilmselt sellised popuriisid saab teisi ka leida, aga üks võimalik selline üldine on siis see, et meil oleks vaja mõtestamisoskust, fakti ja järelduse põhisust, et mis viib milleni, et nagu nõelravi, et kui me teeme seda, et mis siis juhtuma hakkab. Teiseks sotsiaalne intelligentsus, oskus suhelda, et see ei ole ainult enam müügimeeste probleem või poliitikute võlu, on ju, et see on tegelikult iga IT-poiss või tüdruk peab ka oskama suhelda. Agiilsed projektitiimid, 3-4 inimest, üks kord on üks projektijuht, teine kord on teine, pead oskama kliendiga suhelda, tema probleemist aru saada, et see on midagi, mida on kõigil vaja ja kuskilt me peame seda saama. Loov mõtlemine ja kohanemine. Et ei ole universaalset ühetaolist probleemi, iga järgmine väljakutse või võimalus on teistsugune, et me siis sellega kohandume ja lepime, et see elu ongi selline ja et me ei taha kogu aeg seda, et aga kogu aeg on nii olnud, et miks ma seda ei saa nii teha. Kultuurideülene kompetents. Et me võime mõelda seda nagu riigipiiride ja keelekultuurid ja selliselt, aga võime mõelda ka tegelikult vanad ja noored, insenerid ja semiootikud on ju, et see on mitmetine, et me mõistame neid erinevaid kultuure, oskame nendega suhestuda, saame aru, et erinevates nendes kultuurides on ka eri asjad olulised. Raamatupidajad hindavad mingit täpsust, müügimehed hindavad selleks, et saaks müügi tehtud, on ju. Et see on jumala okei, et ühtedel on ühed asjad olulised, teised, et ega ettevõttes ei saa olla ka kõik inimesed ühesugused, on ju. Programmeeriv mõtlemine, see on selline algoritmiline mõtlemine, seoste nägemine, selline oskus asju juhtida, eks. Uue meediakirjaoskus. Täna tundub elementaarne, aga samas Eesti inimesi on vist 500 000 Facebookis, aga minu teadmiste kohaselt on umbes võib-olla paarkümmend inimest, kes oskavad tõsiselt Facebookis turundada. Et miks see nii on? 500 000 inimest on Facebookis, 20 tükki oskavad turundada ja ikka tegelikult veel, ja näes 20 ka mingi 5 paistavad sulle silma aeg-ajalt, kui jälle mingi asi on, et need on selle taga, on ju. Et me tegelikult ei oska seda uut meediat, võib-olla jah, omavahel suhtlemiseks oskame, aga sealt tegelikult seda nagu tööalaselt ära kasutada võib-olla mitte nii palju. Transdistsiplinaarsus, rääkisime eri teadussuundade kokkupanekust, ka teaduses uued lähenemised tekivad tegelikult erinevate teadusvaldkondade kokkupanekul. Bioinformaatika näiteks või muu selline. Disainmõtlemine, et liidrina me peame suutma rääkida mingist asjast, mingit lugu, mida tegelikult pole olemas. Enesejuhtimine, sama projektipõhine elu, me peame suutma ennast juhtida ja virtuaalne koostöö, kuidas siis eri tööriistu kasutada siis tõesti selle asja tegemiseks. Nüüd ma leidsin paar sellist huvitavat lähenemist, mis noorte osas just toodi välja, oskused. Mitte, et eelmised ei pädeks noorte puhul, aga siin on mõned veel. Digitaalne kirjaoskus, probleemide lahendamise oskus, globaalseks kodanikuks olek. Ehk siis, et selline rahvusvaheline perspektiiv, maailma tundmine, ettevõtlikkus, edasipürgivus, algatusvõime, uudishimu, kujutlusvõime, armastus õppida, suhtlemisoskus, muuseas nii kirjalik kui suuline. Me peaksime oskama kirjutada. Mina olen saanud meie eelmisel presidendilt ühe kirja lapsele. Laps saatis sinna ühe pildi, Eesti Vabariigi sünnipäeval saatis Toomas Hendrik Ilvesele ühe pildi. Saime tagasi kirja, et onu Toom tänab, selline ilus kaart, allkiri all, aga siis oli mingi kaaskiri, kus tegusõna lausest puudus. Ehk siis meie number 1, mingi assistent suudab kirjutada lause ilma tegusõnata, eks. Et ühesõnaga selline, me mõtleme, et eesti keeles me oskame kirjutada, see on elementaarne, aga tegelikult ta ei ole elementaarne ja seda peaks koolis õpetama. Siis kiire agiilne kohanemisvõime, ühelt poolt juurdepääs infole, teiselt poolt siis infokriitiline hindamine ja analüüsimine, iseenda tundmine, oma emotsioonide tundmine, nende valitseda oskamine, oma tugevuste teadmine, nõrkuste teadmine ja koostööoskus erinevates võrgustikes ja nendes võrgustikes ka tegelikult oma mõjukusega nagu nende eestvedamine. Et terve rida selliseid asju, mida kuskilt tuleks saada, aga kus, eks. Ma ise toimetan vabakonnas hästi palju, vabakond annab väga palju neid oskusi inimesele. Et kuidas ilma rahata mingit gruppi eest vedada, oma ideed maha müüa ja nii edasi. Et tasuks mõelda, et kus ma neid oskuseid saan. Ja lähtuvalt sellest, mis on see minu unistus, on siis vastavalt need tünnilauad, on ju. Et mida ma siis peaks arendama, on ju, et oma neid unistusi nagu ellu viia. Ja see tünn on igal inimesel erinev, see ei ole universaalne. Et kõigil on täpselt nii, on ju. Ja selle taustal on see storytelling, on ju, et kui meil on see unistus ja kui me tahame teisi kaasa võtta, et kas me oskame seda lugu rääkida.
teooria räägib veel sellest, et see storytelling erinevates kanalites, ristmeedia on ju, et Harry Potter on ju, aga tal on kirjutatud raamat, tehtud mäng on ju, tehtud film, ehk siis sama lugu erinevates meediumides räägitakse natuke erinevalt. See ei ole täpselt sama pressiteade kõigile ja kõik on korras, et sellised mõtted. No mida veel, see sama Ameerika, kes valib presidenti 10 aastat tagasi, öeldi, et on loovuskriisis, eks. Donald Trump loov inimene on ju, vähemalt protesteerib selle statemendi vastu, mis oli Time või Newsweeki nagu esikaas on ju, aga paljuski see uus kompleksne maailm ongi see loovusküsimus on ju. Ja võib-olla viimase sellise slaidi, mis ma paneks ette, on see sama ettevõtja. Et noor kui ettevõtja, me ei räägi ettevõtlusest, ärist, ärikaks olemisest. See on ettevõtja kui projektijuht, see on produtsent, see on keegi, kes suudab mingi asja ära teha, selle sama tänase konverentsi juht suudab olla. Et kas me täna oleme kindlad, et kõik meie noored koolis suudavad olla, kõik meie inimesed ülikoolis suudavad sellist projekti juhtida? Ma kahtlen tegelikult. Et ehk siis selline ettevõtjaks olemine on palju muud kui kommersant olemine. Et me oleme Tartu Ülikoolis arutanud seda, et see on eetikakeskus arendas õpimängu eetika kontekstis. Nüüd, kes seda õpimängu peaks siis nagu turule viima? Ikka need eetikakeskuse inimesed, me saame aidata neil mingit videoklippi teha, on ju, sellist arendada teatud oskusi, aga nemad on idee omanikud, nemad viivad ta turule, eks. Et see on ettevõtja tähendus on palju laiem, jah, kui see nagu raha teenimise mõttes ettevõtlus ja see on oskus, mis absoluutselt mitte kellelgi mööda külge maha ei jookse, et nagu mida rohkem, seda uhkem. Jah, ja aitäh, aeg sai täpselt otsa. Aitäh, Ott, sulle temperamentse ja tempoka ettekande eest ja tõepoolest, kui sa siin hetk tagasi rääkisid ühest suhtlemisoskusest, siis põnev on tegelikult ju mõelda sellele, kui palju viimaste aastate jooksul näiteks on muutunud meie igapäevane suhtlus ja millisesse rolli on seal sattunud näiteks suuline kõne kaudu oma mõtte edastamise oskus, et ega see ei ole ainult nii, et meie väljakutsed on selles digitaalses maailmas ka nii-öelda oma sõna kasutamine eesmärgi saavutamiseks. Kui ikka ei praktiseeri, välja ei tule. See on selge. Ei, kõik asi tahab trenni ja meil, jah. Nii on. Üks küsimus, mulle tundub väga hea küsimus ja siin kuulajate poolt enim hääli ka saanud. Mis sa arvad, milline on 2020. aasta sündmuste mõju tuleviku trendidele? Ja ma arvan, et siin ei mõelda praegu endiselt käivaid häältelugemisi Ameerika Ühendriikides, presidendivalimisi ja pigem mitte siis poliitilisi sündmusi, vaid eelkõige ikkagi seda sama koroonat ja see, kuidas ta on siis mõjutanud igapäevaelu praktiliselt igas maailma nurgas. Mis sa arvad, mis seetõttu juhtub? Nojah, sellest võiks järgmise loengu teha, aga ma arvan, et on kaks perspektiivi, mis võiks panna. Üks on kõigepealt see, et traditsiooniliselt me ülehindame asjade lühikest mõju ja alahindame nende pikaajalist mõju. Et ma otsiks seda pikaajalist mõju ja sealt tekivad võib-olla ka võimalused, nagu kui me tahame läbi lüüa. Näiteks Eesti riigina selles turbulentses maailmas tegelikult on võimalik võtta tihisid. Aga kui me nüüd raiskame selle aja maha selle üle, et vaidleme, et kes tohib parasjagu abielluda ja räägivad põhiliselt need, kes on juba mitu korda abielus olnud, on ju, et kuidas on see sarimonogaamia on Eesti selline elustiil, et me ei raiska seda aega ära. Aga teine pool võib-olla minu arust kõige olulisem, mis ta võib-olla on, ta on palju muutnud, kui me koroonast räägime. Aga üks, mida ta on muutnud, on see, et vaata kunagi 1900 alguses arutleti selle üle, et ka tulevikutöö teemad on ju, et kui inimesed käivad rohkem koolis on ju, ja teevad keerukamaid tööd ja on tootlikumad, on ju, et siis peaks tekkima rohkem aega. Aga täna me vaatame, need, mida rohkem oled koolis käinud, on ju, seda rohkem sa töönarkoman oled, et sul ei piisa telekast, on ju, sa tulid täna ERM-i, eks, et need, kes teeb, see jõuab, on ju, kellel on antud, see peab midagi tegema, eks, aga võib-olla see koroona tõesti nagu natuke seda valgekrae elu nagu liberaliseerib. Et me ei pea kontoris olema. Vanasti oli see, et ma tahtsin olla Otepääl, on ju, ja teised on kuskil kontoris, et sul on kergelt ebamugav, et ma olen kuskil mingi Otepääl, on ju. Täna on jumal õigus, on ju. Ma ei taha tulla, kardan koroonat ja ma ei tule Otepäält ära, on ju. Et selles mõttes ta on andnud meile seda õigust ja enesekindlust tegelikult ikkagi oma elu rohkem juhtida, kui see varem oli. Ja võib-olla see on üks selline suur muutus kindlasti, mis on nagu andnud ja mis võib-olla teistpidi ütleb jälle seda, et vaata eestlaste suurim probleem on see, et me ei tunne maailma. Me ei tea, mis ümberjärgi toimub. Aga täna, et olles, ma ei tea, Põlvamaal, me tegelikult võime terve maailmaga samastuda. Pärast paneelis võime teemadest rääkida, eks, aga mida rohkem me seda maailma jälle tunneme, neid võimalusi näeme, seda rohkem on võimalik ka siis suvalisest kohast tegelikult oma tööd teha, suhestuda, mingites gruppides osaleda, nii edasi.
Ja mulle tundub lihtsalt sinu mõttest kinni haarates, et see on ka teatud selline võimalus liigirikkusele, et selgelt on erinevus sees, kuidas arendatakse toodet näiteks Circle K's ja Swedbankis. Et kui kunagi oli see väga juba ühetaoliseks muutunud protsess, siis täna mingis mõttes saavad erinevad võimalused jälle uuesti toetatud, erinevad lahendused otsivad erinevaid nii-öelda käitumisviise. Ja see tegelikult lõppkokkuvõttes annab meile mingeid selliseid tulemusi pikaajalises plaanis, mida me täna ei oska üldse ette nähagi. Ja täitsa nõus, et mul tädi on arst, eks. Ta ütles, et Ott, kui sa saad aru saada, kuidas Eesti inimesed elavad, mine sõida kiirabiga kaasas. Ma olen abipolitseinik, ma tegelikult tean, kuidas elu käib. On ju. Et kui sa oled öösel väljas, põhimõtteliselt sinu suurem töö on tegelikult perevägivalla nagu lahendamine. On ju. Et kui joodikud on ära viidud, siis hakkab perevägivald tavaliselt pihta. Eks. Aga jah, selline... Võib-olla ka see, et vaata, me tegelikult näeme seda maailma hästi ühetüübiliselt. Me sinuga tunneme üksteist, arvame, terve maailm on niimoodi. Ei ole. Või samamoodi me teeme äri, mõtleme, et müüme üksteisele või et mida me tahaks osta. On ju. No samas, kui sa võtad India, on ju, mingisugune miljard pluss inimest, on ju, kellel kuskil mingisugune 600 miljonit inimest ei oska näiteks kirjutada ega lugeda, on ju, ja nii edasi, aga teistpidi, et kui Indias teha äri, on ju, kui sul enamus inimesi teenibki seal võib-olla $1 või paar päevas, on ju, et kui siin me müüme pesupulbrit nagu suure pakiga, eks ole, seal on ühe pesukorra kaupa. Sigarillod samamoodi, üks plotski on ju. Et kuidas sa teed äri? Isegi suured ettevõtted, kes on Indiasse läinud, see ärimudel on teine. Et me ei saa selle sama mütsiga nagu igal pool nagu lahendada asja, et seetõttu see mõistmine, selle teise poole mõistmine, kellega sa tahad, kelle elu sa tahad paremaks teha, kelle napsulembust sa tahad vähendada, on ju, või kellega sa tahad äri teha, et sa pead teda ikkagi nagu mõistma. Ja lõpuni me tegelikult ei õpi tundma. Et me vajame siis oma tiimi inimesi, kes mõistavad seda kultuuri. Erinevuse kaudu ikkagi. Nike vennad on öelnud mulle, Nike üks juhtidest ütles, et tead, Ott, et sa võid ükskõik kui kõva spordimees olla, meil on kõikides valdkondades olümpiavõitjad olemas. On ju. Spordiettevõttes töötavad sportlased, ehk siis nad jagavad matsu. On ju. Et seega nagu kaasa oma tiimi siis neid inimesi, kes seda sihtgruppi tunnevad, selle asemel, et ise püüda nagu kõigest aru saada. Nii on. Ott, mõne hetke pärast juba jätkame arutelu ringis. Suur aitäh sulle praegu. Aitäh!